Tervist! Täna oleme tulnud Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskuse Mektori kosmosekeskusesse, mis avati hiljuti sellel aastal. Mektori kosmosekeskuse teeb eriliseks asjaolu, et see on ainuke omataoline nii Tallinnas kui kogu Põhja-Eesti piirkonnas. Koostöös Tallinna Tähetorni ja teiste TTÜ instituutidega on Mektori kosmosekeskusest kujunemas oluline kompetentsikeskus piirkonnas. Vaatame, mida on selle keskuse rajamise kohta öelda Mektori tegevjuhil proua Tea Varrakul. Proua Tea Varrak, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete ja innovatsiooni prorektor. Mektori avas kevadel kosmosekeskuse. Kas te räägiksite mõne sõnaga, mis selle keskuse loomise idee taga oli ja kuidas see sündis? Me kõik teame, et TestCube on lennutatud kosmoses. Me kõik teame, et see on tehtud väga paljude inimeste koostööna. Väga suurt rolli TestCube'i puhul etendasid ka meie ülikooli üliõpilased, mille üle meil on väga hea meel. Me tahame teha uut üliõpilaste satelliiti. Selleks tuleb luua väike, tore keskkond, kus saaksid üliõpilased ja teadlased koos käia. Kus neil oleks iga kell võimalik tulla, istuda, nokitseda teemade kallal, arutada, mida teha, otsida tehnoloogilisi lahendusi. See on kindlasti üks olulistest põhjustest, miks me selle keskuse avasime. Teine põhjus on kindlasti see, et meie ülikool tegeleb tipptehnoloogiatega. Miks mitte neid siin koondada, kokku tuua, kõiki kosmoseteemalisi ideid, proovida mõni tehnoloogia välja töötada, katsetada, parendada, vaadata, kuidas ta toimib, kaasata ettevõtjad, kes on huvitatud nende tehnoloogiate arendamisest. Ja kui midagi tõesti sünniks, siis siin on väga head võimalused, kus see prototüüp ka saaks valmis tehtud, sest meil on väga palju laboreid, kõik võimalikke variante, et sa ühes majas selles keskkonnas saad kõik vajalikud detailid ära meisterdada, valmistada ja miks mitte seda siis teha. Ja kui kõik õnnestub, proovida ka võib-olla midagi müüa, kommertsialiseerida, kirjutada artikleid, teadusartikleid ja tegelikult siis ka nagu reaalselt kaasa lüüa selliste tehnoloogiate arendamisel. Nii palju siis Mektori kosmosekeskuse ja TTÜ satelliidiprogrammi tegemistest. Saaks võib mainida seda, et Mektori on korraldamas nii päevaseid kui õhtuseid kosmosevaldkonna koolitusi, üritusi, seminare keskkooliõpilastele, üliõpilastele, oma valdkonna asjaarmastajatele kui ka ettevõtetele. Käime aga korra külas ka Maarja Marsil Tallinna Tähetornis. Maarja Mars, te olete siin Tallinna Tähetornis nüüd mõned aastad töötanud ja inimestele seda tähetarkust jaganud ja siis ka planeete ja seda taevaelu universumile selgitanud. Mis te omast kogemusest võite öelda, kuidas külastatus siin Tähetornis on viimastel aegadel olnud ja kas see võiks muutuda kuhugile suunas? Viimastel aegadel, kui mina olen siin tegutsenud, siis seda teeb kokku juba üle 10 aasta, siis külastajate arv on pidevalt kasvanud. Ja viimastel aastatel siis erinevate õppetöö liike käib siin siis nagu läbimas umbes 2500 inimest. Aga kas need on siis rohkem Tehnikaülikooli tudengid või on nad kõik inimesed kokku, kes ka tänavalt siia astuvad või kuidas see number on saanud? See on päris suur number. No siin käib kõiki, et kõige rohkem käib meil lihtsalt astronoomia huvilisi, tavakodanikke. Järgmine selline esindatum grupp on siis kooliõpilased, põhikooliõpilased, gümnaasiumiõpilased ja siis vähem on siis meil siin tegevusi siis üliõpilastele ja ka siis amatöörastronoomidele. Aga kõigil on nagu võimalik siin käia, kui nad meiega siin ühendust võtavad, et selles suhtes on kõik uksed meil kogu aeg avatud. Aga kuidas nad teavad ühendust võtta, kas see on mingi veebileht või on näiteks koht, kus saab informatsiooni, kontaktandmeid? Tehnikaülikooli kodulehelt on võimalik üles leida siis Tallinna Tähetorni link, siis meiega kontakteeruda
Samamoodi on meil olemas Tallinna Tähetorni Facebooki lehekülg, kus siis on erinevate ürituste, koolituste kohta tuleb alati info üles. Tähevaatlus on alati sellise ilmaga seotud protsess, et on väga hea, kui on vaatlusilma just parasjagu. Mitu ööd sellist siin Tallinnas on, kus tegelikult aastas on hea vaadata? No tõepoolest, et meie siin astrokliima ei ole eriti hea ja selged öid on ikkagi napilt, neid võiks olla palju rohkem, aga siin rekordaastatel me oleme saanud 70-80 vaatlusööd kokku. Tegelikult käib iga ilma korral inimesi, et meil on siin võimalik siis teha loenguid ja ettekandeid ja viia läbi siis ka nagu väiksemas mahus muud õppetööd, et tegelikult alati, kui siin Tähetornis käiakse ja kursustel, koolitustel ja erinevatel üritustel ollakse, et siis on võimalik alati ka teha nii-öelda tubaseid tegevusi, ka ilma siis taevasse vaatamata. Ja tegelikult ega see esialgne taevavaatluse kursus hakkabki hoopis tuvastus tingimustes peale, et on vaja selgeks teha, et mis on taevakaardid ja taevamehaanika ja siis alles on võimalik minna reaalselt taevasse vaatama ja midagi üles otsima. Taevamehaanika ja all sa pead silmas nüüd ütleme orbiitide liikumist, seda, kuidas taevakehad omavahel liiguvad, kõike seda nagu, jah? No üks pool on, et tuleb nagu teooriat teada, eks, et kuidas siis erinevad taevakehad siis taevas liiguvad ja kuidas siis taevas ise siis maalt vaadatuna siis liigub. Aga samamoodi tuleb siis selgeks teha, et millal siis erinevad taevakehad tõusevad ja loojuvad, millal me saame kuud vaadata, eks, et millal on täiskuu ja kuidas ta tekib ja loomulikult ka siis inimeste jaoks on alati väga põnev mõnda planeeti vaadata, et siis on võimalik selgeks teha, mis planeete parasjagu taevas siis on. Et tihti juhtub niimoodi, et me näeme planeeti, mõnda huvitavat planeeti päeval, et tuleb oodata pool aastat või terve aasta. Sellised on siis TT Mektri kosmosekeskuse ja Tähetorni tegemised täna. Üsna pea räägime lähemalt juba ka satelliidiprogrammist ja püüame lähemalt tutvuda TTÜ teiste kosmosega seotud instituutidega ja nende teadlastega.